Vereringe koosneb arteriaalsest, venoossest ja kapillaarsest osast. Vereringe on organismi transportsüsteem, mis toob kudedesse hapnikku, glükoosi, rasvhappeid, vitamiine ja mineraalained ning ära viib jääkaineid, süsihappegaasi, kusihapped, kreatiniini ja anorgaanilisi jääkaineid. Arterid on paksuseinalised ja neis on vererõhk kõrge. Arterite valendik on väike, seetõttu veri voolab arterites kiiresti. Veenid on õhukeste seintega ja vererõhk on neis madal ning vere liikumine on 2 korda aeglasem kui arterites. Liikumine kiireneb lihastöö korral. Veenid kulgevad arteritega paralleelselt. Vere laineline liikumine arterites aitab kaasa vastussuunalisele liikumisele veenides. Veenisein koosneb 3 kihist: sisekiht, keskkiht, väliskiht. Veeniseintel on võrreldes arteritega vähem lihasrakke ja elastiini. Alajäsemete veenide süsteem jaguneb süva- ja pinmiseks süsteemiks, mis on omavahel ühendatud ühendusveenidega. Venoosne veri liigub pinmistes veenidest süvaveenidesse ühendusveenide kaudu. Naha all nähtavalt laienenud veenid alajäsemetel on pinmised veenid. Veenide iseloomulikeks tunnusteks on veeniklapid, mis võimaldavad verel liikuda ainult ühes suunas, alakehast tagasi südamesse. Veeniklappe esineb kõige rohkem distaalses alajäsemes ja vähem proksimaalses suunas liikudes. Seetõttu ei ole klappe ülemises õõnes veenis ja alumises õõnes veenis. Veenid peavad vastu suurtele liikumise mahtudele ja rõhk eriti ei muutu, sest veenidest ei ole palju elastiini. Süvaveenid on ümbritsetud lihastega. Kui jäsemete lihased kontraheeruvad, suunavad klapid verd südame suunas.